Tšau rahvas, kuidas teil läheb? Täna me mõtlesime teha ühe hästi mõnusa kukeseene pasta, aga mitte poepasta, vaid ise käsitööpasta. Ja selle jaoks oleks vaja meil alguses siis panna ette üks imeilus Turresto põll. Nii, pasta jaoks läheb siis vaja meil kõiki asju: 100 grammi jahu, 1 muna, näputäis soola ja natuke õli. Hakkame neid munasid kloppima siin keskel. Ja siis te hakkate vaikselt võtma selle kahvliga natukene seda jahu aeg-ajalt siia juurde. Ja siis kui tunnete, et see konsistents on juba piisavalt paks, siis saate hakata käega kõike seda tööd tegema. Taigent võiks sõtkuda umbes 10 minutit. Et need, kes tahavad, võivad alati panna ka taimeri, siis te teate, et taigen on piisavalt sõtkutud ja on valmis järgmisesse etappi liikuma. Nii, mina olen oma pastataigna valmis saanud ja nüüd on aeg hakata voolima õiget pasta vormi. Kellel ei ole kodus sellist pastamasinat, mina kasutan sellist eraldi pastamasinat, sellega on hea, mõnus, kiire teha, siis alati saab ka teha ilusti taignarolliga. Selleks, et meil oleks seda pastatainast lihtsam masinast läbi ajada, teeme me selle osadeks. Ja senikaua, kuni te oma pastat voolite, pange üleliigne tainas niiske rätiku alla. Nii, lähme edasi seenekastme valmistamisega. Nüüd on meil siin sibul ilusti hakitud. Pannile läheb siis sutsukene õli. Täpselt nii palju. Läheb ilusti see sibul kõik siia sisse. Samal ajal saame me ette valmistada enda kukeseened. Hakkida need mõnusalt selliseks parajalt suuruseks. Nii, sibulale siis paneme natukene peale ka veini. See annab talle mõnusa hapuka maitse. Järgmiseks lisame sibulale küüslaugu, eelnevalt ära hakitud. Koos küüslauguga paneme siia ühe ilusa tükikese võid. See annab talle sellise karamelliseeritud sibula maitse. Järgmisena lisame kukeseened. Need kukeseeni tuleks siis praadida nii kaua, et nad tuleb mõnus aroom ülesse, et nad oleksid natuke ikkagi läbi küpsetatud. Nii, nagu te näete, siis nüüd on ilusti need kukeseened saanud natuke pruunisust, on natuke ära karamelliseerinud siin. Ja nüüd võib juba lisada vahukoore. Nii, ja selle ajal on meil siis vesi ilusti keema läinud. Saame visata sisse oma ilusa käsitööpasta. Ärge kartke, kui see pasta on jahune, sellepärast et see jahu läheb ilusti selle veega põhja ja midagi ei jää sellest jahust järgi. Vesi peaks kindlasti enne pasta lisamist korralikult keema ja pastal peaks olema ruumi siin vees ilusti liikuda. Käsitööpastaga on just see hea, et see ei pea üldse kaua keema. Kui teil muidu keeb pasta umbes 10 minutit, siis see saab, ütleme niimoodi, et 1,5 minutiga valmis. Kuigi enne juba sai seentele sool ja pipar lisatud, siis kindlasti peab kontrollima ka maitsed üle. Lisame kastmele kiirelt ka juurde peterselli. Eelnevalt ära hakitud. Ja nüüd võib sisse minna ka ilusti värske pasta. Nii, pasta on meil juba valmis saanud ja nüüd on vaja ainult serveerida. Millised aroomid? Kas te tunnete seda? See on ju fantastiline. Nii, proovime selle meistriteose ära siis. Oh.